Aga alustades päris algusest, siis üldine loogika ju igal organisatsioonil on väga lihtne. Igal organisatsioonil on mingit laadi suur miks, missioon, strateegiline vaade. Selle eest vastutab siis tegevjuht, peadirektor ja tema ümber on siis nii-öelda juhtkond. Juhtkond ei ole väga suur, see on üldjuhul selline 10 inimeseline, kus on siis valdkondade juhid, osakondade juhid, divisionide juhid ja nemad omakorda on siis juhid ju järgmise tasandi töötajatele, kes võivad ka omakorda olla näiteks esmatasandi juhid, teie puhul võib-olla ongi seal erinevad tiimid, tiimide juhid ja iga juht nüüd vastutab ju oma tiimi, oma üksuse tulemuse eest. Ja ideaalis seal peab olema ju selline joondatus. Ehk siis tiimi tulemus peaks toetama üksuse tulemus peaks toetama strateegilise eesmärgi saavutamist. Ja niimoodi vaadatuna tekivadki sellised juhtimislikud kaskaadid. Nüüd juba tegevjuhist alates seal võivad olla ka tema otsealluvuses ju spetsialistid, kes siis teevadki oma tööd ja selle töö kaudu nad ideaalis ju peaks toetama seda juhti või juhi rolli nende strateegiliste eesmärkide saavutamisel. Aga kui sa oled spetsialisti profiiliga inimene, siis on hästi normaalne ja tavaline, et see tähelepanu võib-olla rohkem igapäevaselt läheb selle projekti suunas, valdkonna suunas, sest see lõpuks on see, mille eest sa vastutad, mille eest sulle makstakse ja see, kuivõrd nüüd minu töö otseselt aitab neid strateegilisi eesmärke saavutada, et selle peaks kokku panema lõpuks järgmise tasandi juht. Ja täpselt sama juhtub mõnikord ka järgmise tasandi juhtide vaatest, et kuigi need osakonnajuhid, need positsioonid, rollid on ju loodud selleks, et koostöös samal tasandil olevate juhtidega toetada siis organisatsiooni strateegilisi eesmärke, siis tihtilugu juhtub, et tegelikult ka osakonnajuhtide tähelepanu rohkem on suunatud oma valdkonda, sest see on see, mille kaudu tema edu mõõdetakse, see on see, kus on nii-öelda tema inimesed ja see tähelepanu liigubki rohkem allapoole ära ja kui see juhtgrupis toimub kõikidel juhtidel, siis seda olukorda nimetatakse silotornideks organisatsioonis, kus siis isiklikul tasandil juhid saavad oma tööga väga hästi hakkama, aga võib-olla peadirektori vaatest on tunda, et seda sünergiat ei kasutata täielikult ära. Aga täpselt sama võib olla näiteks osakonnajuhi vaatest, kes siis juhib järgmise tasandi, esmatasandi juhte ja nad näevad, et esmatasandi juhid küll oma valdkonnas, oma tiimidega individuaalselt hinnatuna on väga edukad ja tõhusad, aga sa võid tunda, et võib-olla tiimijuhid omavahel ei realiseeri seda potentsiaali ära, mis sealt koostöös tegelikult võiks tekkida ja seetõttu juhina sa taas tunned, et jah, et individuaalselt on kõik tublid, tugevad, aga meil oleks tegelikult siin ressurssi veel. Ja seal on erinevaid põhjusi. Seda võibki ju nimetada muuhulgas ka pühendumuseks, motivatsiooniks, sest et kui me räägime motivatsioonist ja pühendumusest ainult läbi selle, kuidas ma oma tööd teen, siis on see üks asi. Aga kui me vaatame läbi selle, et kõik positsioonid on loodud ju lõppkokkuvõttes kuhugi meeskonda selleks, et läbi selle positsiooni ja rolli toetada selle meeskonna käekäiku, selle meeskonna juhi tööd, et lõppkokkuvõttes meil on ju mingi ühine eesmärk, mida me siin teeme, et siis ainult sellisest isiklikust pingutusest alati ei piisa. Ja juhid tajuvad seda ja nemad siis võib-olla hakkavadki otsima motivatsioonikoolitusi, sest neile tundub, et töötajad ei ole motiveeritud. Ja töötajad tulevad motivatsioonikoolitusele ja ütlevad, et kuule, mul ei ole midagi motivatsiooniga probleeme, et minu tiim toimib hästi, minu isiklikud tulemused on hästi ja see, et see meeskond nii hästi võib-olla ei toimi, see on natukene võib-olla sinu mure. Ja nüüd siis tulebki sisse siit juhi roll. Sest et nagu me hiljem näeme, siis Gallupi uuringud ütlevad, et kuni 70% sellest, kui palju töötajad pühenduvad ühistele eesmärkidele, koostööle, on otsese juhi käes. Sest et tema kujundab selle kliima, tema loob teatud mõttes normid, kuidas suhelda, kuidas tagasisidet vastu võtta, küsida, kuidas moodi neid samu vestlusi läbi viia, et juhil on tohutult suur mõjuvõim tegelikult oma tiimi suhtes ja mitte mõjuvõim sellises nagu autoriteetses tähenduses, aga just nimelt, et missuguse meeskonna kliima ta loob. Aga väga-väga tavaline on see, et tegelikult juhid ise natukene on spetsialisti lõksus, mis tähendabki seda, et nad on ise endised tugevad spetsialistid, siis saavad siis juhtideks ja nüüd kas see üleminek sealt spetsialistist juhiks on lihtne. Sul on jätkuvalt vastutus, sul on jätkuvalt oma isiklikud ülesanded, projektid
ja nüüd on siin mingisugune seltskond inimesi, kes ka justkui vajab siis motiveerimist, võimustamist, tagasisidestamist, suhete loomist, hoidmist ja kas sul on selleks aega. Ja tihtilugu juhtub, et ei ole ei aega, ei ole tegelikult ka väljaõpet, oskusi, sinna vahele hakkavad tekkima teatud psühholoogilised barjäärid.